Kui ma esimest korda suitsetamise maha jätsin, siis mind aitasid nikotiiniplaastrid. Ostsin apteegist, vaatasin pakendit, tegin täpselt nii nagu kästi. Proovisin nikotiini nätsusid ka, aga mulle nende maitse üldse ei istunud. Ma sain esimest korda aru, et ma olen nikotiinivaba siis, kui ma olin pannud ühel hommikul selle plaastri peale ja süda läks tohutult pahaks. Täpselt selline tunne, nagu oleks elus esimest korda suitsetama hakanud, ehk tagasi sellesse nullpunkti, kust ma alustasin. Ja sain aru, et nüüd enam ei ole vaja. Aga samal aegselt püüdsin ka ju väga tervislik olla. Hakkasin käima jooksmas. Esimest korda mäletan, jooksin Anne kanali ühest otsast teise. Jube raske oli, kops oli kinni, süda oli paha. Võtsin pakist suitsu, panin uuesti ette ja jalutasin koju tagasi. Mõtlesin, et ei saa ju nii olla. Et ma pean seda suutma ja punnisin edasi. Öeldakse, et 48 tundi esimest korda, kui te suitsetamise maha jätate, hakkavad lõhnataju ja maitsetaju või maitsemeeled tulevad tagasi. Ja mul oli küll nii, et ma võtsin kohe omal algusest peale, teadsin seda, et ma võtan paki porgandeid, beebiporgandeid omale kõrvale, kui ma õhtul televiisori ees istun või arvuti taga tööd teen, et ma ei hakkaks niisama näksima mingisugust asju, et see kehakaal ei tõuseks. Ja porgandi maitse meeldib mulle siiamaani. Võib-olla on ka siis selles, et need maitsemeeled tulid tagasi. Ja see maitse on väga mõnus, ma võin toorest porgandit lõputult süüa. Aga ütleme, selline 1-2 kuud läks aega, et reaalselt mul oli energiat rohkem, ma tundsin ennast paremini, kops ei olnud kinni. Nii et kui te vaatate kalendrisse, umbes 2 kuu pärast ongi praegu ju Tartu maraton tulemas. Nii et äkki panna see endale eesmärgiks ja 2 kuu pärast, kui te selle läbite, siis peaks see tulema teile, ütleme siis hingates oluliselt kergemalt ja energiat võiks ka rohkem olla.